Teie valdkonnas kulub kõrgharidusele umbes 180 miljonit, koolide ehitamiseks järgnevatel aastatel 230–240 miljonit, ministeeriumil endal kulub 130 miljonit, kohalikele omavalitsustele annate edasi 230 miljonit, te võite muidugi parandada komakohti, aga suurusjärgud on sellised. Ja siis te räägite meile, kuidas õpetajate palgad on võimalik tõsta ainult sellisel juhul, kui erakoole hakatakse peedistama. Kui erakoolide raha ära võtta, siis need lapsed lähevad ju kuhugi teise kooli, riik maksumaksja peab selle raha ikkagi maksma, nii et räägime tegelikult, mis on see põhjus. Põhjus on selles, et ministeerium soovib rahavood hoida enda käes ja soovib ideoloogilise kontrolli selle sisu üle, mida õpetatakse, kuidas õpetada, hoida enda käes, mitte anda lapsevanemate või eraalgatuse kätte. Et me ei räägi aastasse 2010 tagasi minemisest, me räägime aastasse 1985 tagasi minemisest. Et kas te saate aru, et meile paistab teie motivatsioon selline? Aitäh! Aitäh! Mina mõtlen selle peale, et kui EKRE on ennast defineerinud kui rahvuslik erakond, et kas teda ei pane muretsema see, et see, mida siin saalis siis räägitakse, talletub kusagil. Talletub tekstides, kirjutatud tekstides, talletub üldises poliitilises kultuuris ja see ei ilusta Eesti riiki. Ma proovisin seda koridoris teile öelda, mille peale ma sain vastuseks ropusõimu. Et ei ole vaja Eesti riiki mõnitada, ei ole vaja siin saalis rääkida rumalusi. Te praegu alustate ainult rumalustega. Need numbrid, mida te liidate, kord on 6 aasta kulu, siis on 1 aasta kulu, siis on jälle mitme aasta kulu. Et niimoodi ei kõigepealt rahavoogudega ei käituta. Aitäh, härra asespiiker, hea minister, te ennem siin kritiseerisite meid, et me oleme Eesti riigi suhtes vaenulikud. Ma siiski teeksin selge vahe sisse, et me ei ole Eesti riigi suhtes vaenulikud, me oleme Reformierakonna valitsuse suhtes selgelt vaenulikud. Te nurisesite ka, et me teil ropult näo täis sõimasime koridoris, no siis, et kõik teaksid, et te tulite meiega tüli norima ja juhtus nii nagu ikka, kui konservatiividega tullakse tüli norima, et saite vastu vahtimist. Aga ma enne mainisite, et kohalik omavalitsus teie jaoks on huvigrupp ja kõikidest neist rahadest rääkides mulle jääb ja kogu sellest eelnevast, mis ma rääkisin, mulle jääb väga selgelt selline mulje, et teil on hoiak, et l'état c'est toi, et teie oletegi riik. Ja mul on selline küsimus, et ka teie arvates see 11,78%, mis kohalikud omavalitsused saavad maksutulu, on tõepoolest piisav, et kõik need asjad ära teha, muu hulgas ka seda neile seadusega pandud kohustust korralik haridus tagada. Et kas see protsent peakski sinna jääma, sest kunagi ta oli parem ja lubatud on teda ka tõsta, aga kunagi pole tõstetud? Aitäh! Alustame siis algusest peale, et tulin teie juurde koridoris, patsutasin sõbralikult õlale, ütlesin, et ärge nii koledasti seda Eesti riiki sõimake, sest et kõik see, mis te siin rääkisite, Eesti parlamenti ka, et kummitemplist ja mis iganes, see oli nii ebaadekvaatne ja üle võlli, et ma panin selle siiski vähese poliitilise kogemuse ja kultuuri arvele, et kus ma olen läbi aegade saanud turris parlamendisaadikutega jutule, aga teie saatsite lineaarselt mind ühesse keha osasse. Mina selliseid sõnu kindlasti siin koridoris ei kasuta, kui vähegi võimalus on. Teie seda tegite ja vastu vahtimist saamisest, et proovime siis seda ka, kui teinekord, et kui te nii kõva lubaja olete, et ma seda ka ei karda, aga ma arvan, et see ei ole parlamendi funktsioon üksteisele vastu vahtimist anda. Härra minister, klaarime siis edasi avalikult. See sõbralik õlale patsutus koridoris oli süüdistusega, et me oleme Vene agendid. Aitäh! Ja see, kuhu me teist saatsime, me lihtsalt konstateerisime, kuhu te olete riigi viinud. Teie persooni ei saatnud keegi kuskile, nii et oleme ikkagi täpsed. Aga küsimus on järgmine. Te räägite siin sellest, et mitte betoon ei ole oluline, vaid hariduse sisu on oluline. No me räägime siin siiski sellest, et üle 200 miljoni on planeeritud betooni ja mõned miljonid palgatõusu. Kas te ei näe siin vastuolu? Aitäh! Ma hakkan teid juba kahtlustama, sest et ainult spioon saab olla nii paranoiline. Mina ei öelnud kordagi sõnaühendit Vene spioon, aga ilmselt teil midagi hingel on, vähemalt on teid varem selles süüdistatud. Mina ei ole mitte kunagi. Aga siin ma möönan jah, et te väidate, et Eesti riik on selles sammuses, et vist oli niimoodi, et meie oleme Eesti riigi sinna keeranud.
ja see võib olla küll õiglane fakti täpsustus, aga ma arvan, et Eesti riik ei ole seal, kus te ütlete. Et Eesti riik on, mina olen küll selle riigi üle pigem uhke, aga mitte upsakas. Et kindlasti püüame seda paremaks teha, antud juhul ka. Kas teil küsimus ka oli või tahtsite lihtsalt neid anatoomilisi detaile arutada? Aitäh, ma vastuolu tegelikult ei näe. Minister, siin saalis on täna ikkagi päris üheselt selgeks saanud, et see eelnõu on järjekordselt ühiskonda lõhestav eelnõu. Kui nende ettepanekute vastu on isegi teie erakonna asutajaliikmed ja tugisambad, rääkimata kohalike omavalitsuste esindajatest, rääkimata erakoolidest ja erakoolides õppivate laste vanematest, siis sellest jälle teerulliga üle sõita ja valitsusfraktsioone kummitemplina kasutada ei ole moraalne. Kas te ei arva, et valitsus võiks ja peaks selle eelnõu tagasi võtma? Aitäh! Mart Helme, palun! Martin, juhin tähelepanu, Martin Helme, jah. Et mul oli sõnasoov sees ennem, kui kuulutati välja hääletus. Ma paluksin ennem hääletust 10 minutit vaheaega konservatiivse fraktsiooni nimel. Austatud kolleeg, te olete hiljaks jäänud enne kutsungi käivitamist ei olnud tema nime tablool. Ei olnud tema nime tablool. Me läheme hääletuse juurde, ei olnud. Ei olnud. Oli. Ei olnud. Nii. Head kolleegid, rahu.